Eesti territooriumist on natukene üle poole metsa all, ehk see roheline kuld laiutab meil 2,3 miljonil hektaril. Aastas raiutakse meil suurusjärgus 10 miljonit kuupmeetrit metsa. Selgelt seda ressurssi tuleb heaperemehelikult kasutada. Kliimaministeerium on juba aasta aega vedanud digimetsa projekti, mis peaks tähendama, et ühel hetkel oleks meil metsas toimuvast kiiresti uuenev ja kõigile kättesaadav teave. Mida me veel tahame teha on see, et meil oleks ikkagi näha operatiivsemalt, vahetumalt, kiiremalt seda infot, et kui palju me raiume, kuidas see mõjutab meie metsade olemit ja selle jaoks me oleme siis kasutusele võtnud erinevaid digitaalseid lahendusi, me kuvame infot metsateatiste kohta, mis annab ülevaate, palju on plaan raiuda. RMK avalikustab oma metsakaardil seda, et kui palju nemad raiuvad, kus nad seda teevad ja lisaks me võtame siis kasutusele selliseid innovatiivseid lahendusi, et kaugseire, satelliitandmed, et kuidas ka selle kaudu me saaksime veel kiiremini seda infot kätte. Soov oleks tõsta info usaldusväärsust metsade kohta. Kuigi meie metsade statistilise inventuuride andmed on ühed kvaliteetsemad ja kiiremad maailmas, on ometigi parandamise ruumi. Keskkonnaameti ülesanne on pidevalt kinnitada kõike protsesse, mis metsas toimuvad. Piirinihked ikka esineb, et seal on küll neid vahepeal probleemid, kui juba meil kaardid muutuvad, siis seal mõnikord on need lõikumised ja neid probleeme meil vahepeal esineb, aga need ei ole väga palju, ma arvan, need on üksikuid või mõni 10 aasta jooksul. Need lahendused on esialgu suunatud otseselt andmetele, mis saadaval ja hallatavad riigi metsamajandamise keskuse poolt. Protsentuaalselt palju on meil ka erametsa. Nende andmed planeeritavas digimetsas veel ei kajastu. Küll aga tõesti selline operatiivne info, et kui palju nemad siis raiet planeerivad, kus nad seda teevad, et seda meil veel ei ole. Küll on meie ettepanek siis, et ka eramets hakkaks teada andma, et kui ta on raie ära teinud. Et ta siis annaks selle info tagasi riigile ja me siis saaks seda avalikkusega jagada. Erametsaomanikud on väga selline varieeruv grupp, et mõned, kes tahavad väga intensiivselt majandada, teised, kes tahavad seda metsa hoida majandamata, aga nagu ma veel kordan üle, et kui sa tahad metsa raiuda, siis selleks, et seda luba saada, peab sul olema mets korraldatud. Digimetsa arendamise osas on plaanid väga suured ja sellele riigi rahakott veel vastu ei peaks. Nimelt ideaalis võiks olla rohkem kasutada satelliitandmeid, mida saaks koguda lidaritega lennukitelt. Digimetsa esialgse projektiga saaks välja tulla nii paari aasta pärast.